selle hooaja väga heaks sõnumiks tegelikult on värvid. Et kuidas nendesse värvidesse nagu nüüd läheneda? Tegelikult on see väga lihtne. Osta lennukipilet, sõida kuskile Punase mere äärde ja hakka snorkeldama, hakka ujuma. Ja kõik see, mida sa näed, on ka see, mis on täna kaubamajas müügil ja kõik see, mida sa näed, on ka moes. Ehk värvid alates sinisest, segatud oranžiga, kollasega, mündirohelisega, palju mõnusaid värve. Meeste värvide puhul on veel ka loomulikult hea ja lihtne valik on sinine. Sinise kõik toonid, sest põhjamaisele mehele sobib sinine meie näonahaga väga hästi. Ja loomulikult sinist tuleks siis miksida rohelisega, et ka rohelist juurde. Hea rõõmusõnum on see, et sinine on moes kõikides varjundites. Alates helesinisest, lõpetades tumesinisega ja ka kõik lõunamere värvid. Loomulikult ei tohi ära unustada ka neoonvärve. Neoonvärvid on just nii-öelda see tõeline hitt ja too üks neoonvärv juurde ja sellega sa teed nii-öelda kogu oma seti rõõmsaks ja mõnusaks. Värvide puhul on veel ka oluline see, et värvidele saab lisada valgust ja saab lisada metallläiget. Metallläikelised värvid on eriti olulised nii-öelda aksessuaaride puhul, jalatsite puhul, kottide puhul. Hea uudis kõigile nendele, kes siis ei taha nagu tugevaid värve kasutada, on loomulikult pastellid. Pastellid on nii-öelda nagu järgmine trend, ehk siis kui tahad olla ajast veelgi rohkem ees, siis võta endale pastellvärvid kasutusele. Hooaja siluett on üks osa maskuliinsust ja teine osa naiselikkust ja väga tähtis on selline just nagu minimalism lõike poole peal. Et kui meil on väga palju värve ja meil on väga palju mustreid, siis ei saa ju lõigetega minna hulluks, mis on täiesti selge. Ja õnneks Eesti naine armastab naiselikku joont, selles suhtes on lihtne ning ma arvan, et hea maitsega Eesti naine ei eksi, kui ta miksib maskuliinset riietust kokku sellise naiseliku tooniga. Ka meeste moes on oluline loomulikult miksimine, ehk siis miksida sellist nagu lohvakat, mõnusat püksijoon on minemas laiemaks, aga samas jälle pintsak on slim ja pintsak on minemas nagu lühemaks. Ehk siis miks formaalsest rõivast ja casualist on samamoodi aktuaalne. Ja loomulikult järjest rohkem ja rohkem me näeme sellist mõnusat, lihtsa lõikega heast kvaliteetsest materjalist ülikonda. Nii et mehed kandke ülikonda ja miksige julgelt neid tooteid, mida te ostate ja mis on hooaja värvides. Loomulikult on hooaja oluliseks märksõnaks mustrid. Tehnoloogia areneb meeletus tempos ja praegu on väga oluline digiprint. Digiprindiga miksides kokku mustreid nii loodusest ehk siis floorast ja faunast, pannes lilli ja loomi omavahel kokku, on võimalik teha täiesti meeletuid asju. Nüüd segades juurde kogu selle värviteema, me saame selgelt mustreid, mida looduses kunagi ei kohta. Kui mida pöörasem, seda moodsam. Ehk siis nii-öelda digiajastu ja digimustrid on võtmesõnaks mustrite puhul. Ja loomulikult lill. Lilleline püks on hooaja hitt. Sellel hooajal ei saa ükski naine läbi ilma lilleliste püksteta ja loomulikult me kaubamajast pakume neid laias valikus. Loomulikult on muster väga oluline ka meeste moes. Et lilleline särk, lilleline lips, samamoodi igasugused digitaalprindid, fantaasiarikkad mustrid. Hetkel ma ei mäleta nii suurt ja fantastilist lipsuvalikut, kui täna on Tallinna kaubamajas. Igal juhul käin ringi ja silmselgelt rõõmustab, kui ma kõike seda mustrite paraadi näen, mida pakutakse meeste lipsus ja loomulikult särgis ning julgemad mehed, miks mitte ka lilleline pintsak. Järgmiseks oluliseks trendiks on ka mustvalge geomeetria, sest mustvalge kombinatsioon mõjub alati šikilt, mõjub alati uuelt, mõjub alati väga põnevalt ja mõjub väga efektselt. Geomeetria puhul on tegemist kavalate riietega, mis aitavad figuuri salendada ja mustvalge geomeetria ongi šikk, ongi moes ja ongi pöörane ja seal ka me ei saa otsida nagu nii palju korrapärasust, sest ka sinna sekka võib tulla kuidagi mõni muster visata väikse vimka. Ja mustvalget geomeetriat on jällegi väga mõnus miksida nii-öelda hooaja peateemaga ehk siis nende värvidega. Geomeetria puhul on väga hea ka mõelda, kuidas ta välja näeb meeste moes. Meeste moodi on tulemas ruuduline ülikond, see ruuduline ülikond võib olla lausa toontoonis, ehk siis see geomeetriline muster on sisse kootud ülikonna kangasse. Hooaja tähtsaks sõnumiks on ka puhasvalge. Puhasvalge on see, mis sobib ja on ajatu ja on klassikaline. Ja puhasvalget on mõnus miksida kõikide värvidega, kõikide mustritega ning ta annab aktsendi ja ta tasandab ja mahendab. Selle hooaja moehitiks on vaieldamatult püksid. Ja mida kirjum, seda uhkem. Mida lillelisem, seda uhkem. Mida värvilisem, seda uhkem. Püksid. Sõltumata east, sõltumata figuurist võib julgelt panna selle hooaja garderoobi number 1 tooteks püksid naistele, püksid meestele.
ja naistel eelkõige mustrid, meestel eelkõige tugevad jõulised värvid. Pükste valikus on loomulikult oluline meeles pidada ka see, et püksid on moes igal ajahetkel päevas. Ehk siis nii klassikalises rõivas, vaba aja rõivas, business rõivas, kus iganes. Aga just nii-öelda heast materjalist, kui on ühevärviline püks ja julge muster, kui on siis nii-öelda mustriline püks ja värviline püks. Ja kui kokku võtta nii-öelda kogu hooaja sõnum, siis on 2 olulist asja. Veealune maailm koos kõikide oma värvidega ja püksid.